Joosep, sina oled küll vist tänasel päeval kõige õnnelikum mees niimoodi kodupubliku ees võita, see on vist päris võimas tunne. Jaa, päev läks hästi. Selles mõttes, et esimeses sõidus oli veidi tehnikaga probleeme, aga muidu väga hästi. No kas hommikul oli kohe närv ka sees? Täna oli väga imelik selles mõttes, et pigem oli niisugune elevus, et närvi ei olnudki. Ja eks see sõidus näitas ka, et sõidud oli väga head, kõige saab väga rahule jääda. Esimeses sõidus sa juhtisid seda sõitu ja siin kõrval elati sulle ka väga kaasa, et lõpuks ometi sul läheb hästi, kõik õnnestub. Aga siis ikkagi Jan Jakobson võitis selle sõidu. Mis juhtus? Jaa, mul oli tehniline probleem siduriga selles mõttes, et sureldasin tsikli välja ja Jan tuli täpselt sisse, nii et ei saanud tsiklit püsti piisavalt kiiresti ja siis ei saanud tsiklit käima ja võttis veidi aega, aga teine koht oli ka okei. Aga teine sõit oli juba hoopis teistmoodi. Kas sa ise nautisid võib-olla teist sõitu rohkem ka selle võrra? No teine sõit oli pigem stressi rohkem, kolmas sõit oli hea, aga teine sõit oligi, sain stardis, sain kolmandana minema, siis tõusin esimeseks, aga täpselt siis, kui esimeseks tõusin, suutsin pikali panna ja langesin uuesti kolmandaks ja sealt suutsin uuesti esimeseks sõita, seega tegelikult oli hea sõit, aga jah, juhtus. Kas Jan kuidagi surus ka? Veidi ikka jaa, selles mõttes, et ma ei tahtnud lollusi ka hakata tegema seal kohe algul, et hoidsin tal selja taga ja mõtlesin, et sõidan mööda sõidu keskele, aga tegin vea, nii kukkusin pikali ja tuli uuesti tööd hakata tegema. Kas kodupubliku kaasaelamist oli kuulda ka? Ikka oli. Fännid oli väga tublid. Kuidas sulle Pärnu rada meeldis? Minu arust oli täna väga hea, selles mõttes, et esimene sõit oli veidi üks soon, aga superfinaalis oli rada juba ideaalne. Aitäh ja palju õnne MX2 etapivõidu puhul! Aitäh!